Minu nimi on Siret Lahemaa ja tutvustan teile vabavaralist piltide töötlemise ja organiseerimise programmi Picasa 3. Kui te avate programmi oma arvutis, siis esmalt otsitakse üles kõik pildid, mis teie arvuti kõvakettal on ja järjestatakse need Picasas vastavalt kausta nimedele ja ajalisele järjekorrale, mida te võite siis vasakul pool ääres ka näha. Kõige suurem osa programmi aknast võtavad enda alla parasjagu aktiivse kausta sees olevad pildid. Aktiivne kaust on ka siin vasakus ääres näha tumedal taustal ja programmi akna all ääres on töövahendid piltide organiseerimiseks ja avaldamiseks. Aga läheme kohe piltide muutmise juurde. Selleks, et asuda pilte muutma, tuleb teha pildil vasaku hiireklahviga topeltklõps ja avaneb uus aken, kus on vasakul ääres näha töövahendeid piltide muutmiseks. Need jagunevad 3 kategooriasse: basic ehk kõige tavalisemad muudatused, tuning ehk muudatused heleduse, tumeduse ja varjuga ja efektid, kus enne kõike mängitakse erinevate värvide või tonaalsustega. Võtame kõige tavalisemad muudatused. Enne kui me asume pildiga muudatusi tegema, peaksime teadma seda, et kõik muudatused toimuvad Picasa programmi sees ja originaalpilt säilitatakse arvuti kõvakettal algsel kujul. See on hea sellepärast, kui te tahate ühte pilti erineval moel töödelda ja erinevates kohtades avaldada. Nii, aga võtame kõige esimese töövahendi, kroppimise. Kroppimisega lõigatakse pildilt välja teile sobiv tükk. Siin seadetalt on võimalik valida erinevad suurused algselt ette pakutud. Siin on näiteks väikese pildi printimiseks, suurema pildi printimiseks. Kui te tahate saada 4-kandilist tükki CD karbi pealseks või näidata pilte monitoril, siis pakute ette sobivad suurused, pildi külgede suhted. Ma valin praegu käsitsi, välja lõigatava osa. Pildi peal vasakut klahvi all hoides ja üle sobiva osa sikutades saame ära märkida selle, mis ma pildist alles tahan jätta. Algselt näitab ta ka tumedama servaga seda, mis pildilt ära lõigatakse. Kui mulle see sobib, ma võin kohe lõigata. Kui ma tahan veidi külgesid veel muuta, siis on mul selleks võimalus vasakut klahvi all hoides pildi külgesid liigutada. Kui kõik on nii, nagu mulle sobib, kinnitan ma käsu vajutades nupule apply. Kui mulle ei meeldi, tahan uuesti proovida, vajutan sõnale cancel ja kinnitan käsu. Järgmine töövahend ülevalt on eesti keeli võiks öelda sirgendamine. Selle peale klõpsates saate muuta pildil olevaid jooni teie arvates paremaks. Kõige sagedamini ongi kasutatav ta just horisondi määramisel. Siin all liugurit liigutades saate siis pilti vastavalt keerata. Kui sobib, ütlete apply ja enam ei voola vesi pildilt välja. Punaseid silmi me selle pildi peal katsetada ei saa. Võtame järgmise rea. I'm feeling lucky, autokontrast ja autocolor on automaatsed piltide muutmise vahendid. I'm feeling lucky muudab ära kõik seaded vastavalt arvutile ette antud parameetrite järgi, tuues tugevamaks kontrasti, värvi ja muud. Kui teile ei sobi, võite siit alt valida nupu undo ehk võtta tagasi. Samamoodi toimetab ka autokontrast, mis siis kontrastide kallal on, ja autocolor, mis muudab pildi värve vastavalt programmile ette antud seadete järgi. Retouch võimaldab teha muudatusi, kaotada ära pildilt ebasobivaid objekte. Näiteks kui mulle ei meeldi siin pisikene saarekene vee sees, ma tahaks, et oleks puhas vesi, muudan veidi suuremaks pintsli suurust ja toon pildil veidi lähemale selle koha, mida ma muuta tahan. Tehes vasaku klahvi klõpsu muudetaval kohal, saan ma otsima minna seda kohta, millega ma sooviksin asendada vees olevat kivi. Ma teen pildi uuesti väiksemaks, siis seda siin enam näha ei ole. Kui me sobib, ütleme apply, kui ma ei taha, tühistan canceli. Tekst annab võimaluse pildile lisada mingisugust teksti. Siin on erinevad töövahendid jälle vasakul ääres. Saate muuta fonti, saate muuta kirja suurust, muuta ta tumedaks, kursiivi viia, alla joonida, kõik nii nagu tavalisel tekstitöötlusprogrammil. Kui kirjutate luuletuse, siis reastada ridu üksteise suhtes, valida värvi ja muuta teksti kas tumedamaks või läbipaistvamaks. Klõpsates kuhugile pildi peal saate siis kirjutama hakata. Jälle, muutes värvi heledamaks on teil üks võimalus ka, kuidas pildile lisada vesimärki, seades teksti ja tehes ta läbipaistvaks. Kinnitame käsu, vajutades nupule apply. Pikniku nupp on tulnud Picasa programmi kõige viimaste uuendustega ja kui seda
kasutada, siis viiakse teid välja veebiaadressile www.piknik.com, kus on veel terve hulk piltide muutmise vahendeid. Ega alumine nupp tavalistel muudatustel on fill light, ehk kui teil on pilt liiga tume, siis te saate siit veidi heledust või valgust juurde lisada, kuni ka täiesti seda valgust üle võimendades. Tuuning. Siin on jälle liugurite pealt võimalik määrata valgusega täitmise, läigete väljatoomise, varjude suurendamise või vähendamise ja värvitemperatuuri, kas soojema poole ehk kollakamad või külmema poole ehk sinakamad toonid ja kinnitada või siis tühistada. Ja efektid alt lähevad välja kas mustvalged pildid või võtame selle käsu tagasi või näiteks pehme fookus, jälle kus on erinevaid seadeid võimalik siis muuta, nii nagu teile parasjagu sobib. Kui kõik muudatused on pildiga tehtud, saame lisada pildile selgitava teksti. Selgitav tekst läheb ka veebialbumisse ja kui teil on vaja seda lisada rohkem kui 2-3 sõna, siis võite seda ka teha. Järgmisena võiks pildile lisada sildid, need hõlbustavad teie pildi leidmist nii veebialbumitest kui Picasa programmi sees. Sellele pildile sobiksid siltideks näiteks suvi, Hiiumaa, Ristna, meri ja võib-olla veel mõni. Kui sildid on lisatud, võib lisada ka geotaagi ehk koha, kus kohas pilt on pildistatud. Selleks me valume alt punase nupukese, avatakse Google'i kaart, kus me saame siis asukoha üles otsida. Teeme veidi kaarti väiksemaks, et oleks mugavam määrata asukohta. Sellest nupust kinni võttes nihutame ta siis kaardil õige koha peale ja vajutame OK ja geotaag on pildile lisatud. Nüüd on muudatused selle pildiga tehtud, läheme tagasi raamatukokku ja valime järgmise pildi. Selleks võtame selle punaste silmadega poisi, et näidata, kuidas toimub punaste silmade eemaldamine programmiga Picasa. Meil ei ole vaja teha muud, kui vajutada Repair Red Eye, tehes sinna klõpsu. Programm leiab kohe punased silmad, muutes nad tumedaks. Kui meile sobib see, kinnitame selle sõnaga Apply. Läheme taas kord raamatukokku. Kõik pildid, mida me tahame avaldada internetis, blogis või saata sõbrale, peale klõpsates paneme nad kinni rohelise knopkaga ja siis saame juba asuda toimetama. Siin all ääres pakub mitut erinevat võimalust. Alustame vasakust servast. Kui te soovite pilte avaldada oma veebialbumis ja olete nad kõik ära märkinud knopkadega, siis vajutate nupule Upload. Teile avatakse aken, kus te saate logida oma Google'i kontosse. Sign in. Nüüd on siit programmi akna ülevalt servast näha, et ma olen loginud oma keskkonda. Teist korda Upload vajutades saan ma juba hakata lisama albumit. Siin me paneme albumile pealkirja. Me võime lisada kirjelduse, valida pildi suuruse, mis on väga oluline siis, kui te olete pildistanud näiteks peegelkaameraga, kõik pildid on väga suured, ühe külje pikkus on seal üle 2000 piksli, siis internetis avaldamiseks on see selgelt liiga suur. Picasa pakub 3 võimalust. 1600 pikslit, kõige pikem külg, mis sobib hästi piltide printimiseks. 1024 pikslit, mis on väga hea, kui te tahate pilte saata sõbrale. Ka neid pilte on veel võimalik kõige väiksemas formaadis väga edukalt printida ja väikesed 640 pikslit külje pikkus, mis siis sobib interneti lehekülgedele ja blogidele. Mina valin praegu kõige viimase. Järgmine aken võimaldab meil määrata albumi privaatsust, ehk kas ta on avalik kõikidele internetikasutajatele, kas ta on avalik ainult nendele, kes omavad linki sellesse veebialbumisse või ta on privaatne, ehk ainult minule nähtav, kui ma olen oma kontole sisse loginud. Mina valin praegu kõigile, kellel on link. Nüüd ma saan ära määrata, kes need on, millistele gruppidele ma saan selle siis jagada, seda saab ka hiljem määrata veebialbumi sees. Siin näidatakse ka ära, kui palju olen ma oma Picasa veebikontost ära täitnud piltidega ja kui palju mul on veel vaba ruumi. Kui kõik on üle vaadatud, vajutan nupul Upload ja hakkab toimima piltide üleviimine internetti. Kui pildid on üles laetud, siis võime vaatama minna neid kohe veebialbumis. Meie hetkel tühistame selle üleslaadimise ja toimetame piltidega edasi. Ka Picasa sees on näha, et pildid on pandud veebialbumisse, selleks on siin üleval jaotusalbumid ja kui me võtame lahti esialgse kausta, siis nendele piltidele, mis on veebi laetud, on tulnud juurde väike roheline noolekene. Nüüd järgmisena võime me need pildid saata sõbrale või iseendale, vajutades nupule e-mail. Meile pakutakse võimalust kasutada meie arvutis olevat e-maili programmi või minna jälle Google'i konto. Mina valin praegu Gmaili. On vaja lisada vaid aadress, muuta vajadusel pildi pealkirja, muuta sisu ja nupule send vajutades saadetakse e-mailile. Kogu tegevus saatmise protsessi kohta on näha ka programmi aknas pisikese lisasildikese juures. Järgmisena
võime me valida ka prindi, kui meil on hea fotoprinter. Eksport võimaldab meil pildid korraga kõik väiksemaks teha ja viia arvuti kõvakettal uude kausta. Avanevas aknas valime kõigepealt asukoha, kuhu me pildid paneme, tekitame pildikaustale uue nime, muudame vajadusel suurust, mis on järjekordselt väga hea, kui teil on väga suured pildid ja korraga tahate näiteks 100 pilti väiksemaks teha, et neid mahutada CD-plaadile, siis siin on võimalik liugurit kasutades neid muuta. Valime hetkel suuruse 1024. Ka siin on võimalik lisada vesimärk, aga sellega tekitatakse teie pildi paremasse nurka pisikene tekstikene. Kohe vaatan, kuidas see välja näeb. Vajutades ekspordile muudetakse käesolevad 5 pilti korraga suurusesse kõige laiem pildikülg 1024 ja näidatakse kausta asukohta arvutis. Siin on siis näha pildil olevad 2 vesimärki. Vesimärk, mis on tehtud teksti lisamisega ja vesimärk, mis on ekspordil pildi juurde tekkinud. Aga lähme tagasi piltide juurde. Peale ekspordi on võimalik meil avaldada need pildid oma ajaveebis. Vajutades selleks nupule Blogdis, see eeldab loomulikult internetiühenduse olemasolu. Teile luuakse hetke pärast ühendus blogeri keskkonnaga, sisestades oma andmed, saate sisse logida. Esmalt pakutakse teile võimalust valida ajaveeb, kus te neid postitada tahate, valida pildi asukoht teksti suhtes ja kas on väike, keskmine või suur. Olime praegu, et asukoht ei ole määratud. Ja lähme edasi, continue, näidatakse meile pilte, kuhu me saame siis lisada oma tekstid ja avaldada blogipostituse. Veidi aja pärast ilmuvad teie pildid teie ajaveebi koos lisatud tekstidega. Peale avaldamist on pildid nähtavad teie ajaveebis ja juurde on ilmunud pisikene Picasa programmi märk. Lisaks piltide avaldamisele on võimalik nendest teha ka kollaaž, vajutas selleks vastavale nupule tööriistaribal. Me saame valida erineva kujunduse, näiteks mosaiigi või üksteise peale kuhjatud pildid. Siin on veel erinevad seaded, millised need pildid peaksid välja nägema. Siis on võimalik teil muuta paberi suurust ja öelda, et tahaksime sellest teha kollaaži. Läheb hetk aega ja kollaaž viiakse teie Picasa programmis olevasse vastavasse kausta. Siin on meil teade, et see on valmis, vajuta, et näha. Me saame vajadusel veel tavaliste muutmisvahenditega sellega lisada tekste. Asub kollaaž Picasas vastavas kollaažide kaustas. Me saame teha ka piltidest liikuva esitluse, vajutades nupule Movie, otsime pildid, mida me lisada tahame, klipsida Get More, taaskord need samad pildid, mille me peame ära märkima. Ja läheme Back to Movie Maker, 6 pilti on meile toodud meie filmikese sisse. Lisame nad plussmärgiga filmile, nad ilmusid siia alla äärde. Nüüd, kui me tahame tekste lisada, valime ülevalt sõna slide ja erinevad pildid. Asukohta pildil saame muuta template'i alt, valides siis meile sobivad. Teksti suurust ja fonti saame samuti muuta vastavatest asukohtadest, ka teksti värvi. Fonti valides peame olema ettevaatlikud, sest võib juhtuda, et täpitähed ei ole vastav kirjastiiliga soovitud. Olles kõik läbi käinud ja muutas ära ka IT-slaidi. Kui meil on tekstid kõik lisatud, siis võime ülevalt saki alt Movie lisada ka mõne laulu. Load. Otsite üles muusikapala, mis te lisada tahad ja see jääb mängima teie pildi esitluse taustaks. Kui kõik on tehtud, valite Create Movie ja veidi aja pärast on teil uus fotoesitlus olemas. Piltidest ja muusikast filmi loomine võtab mõnda aega, seega on kannatust vaja. Kui kõik on tehtud, siis on teil võimalus kohe video üles laadida YouTube'i, eksportida klipp ja lisada ta näiteks mõnele CD-le või DVD-le ja ilmub ta projektide kausta filmide alajaotusesse. Ja ongi ring Picasa programmile peale saanud. Kindlasti on teil siin veel avastamise rõõmu, aga põhiline on kõik ette näidatud. Head katsetamist!